Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 23–29 märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile selleks nädalaks öelda on. No teie siin nädal algab selle saagikoristuse kaardiga või ootamise kaardiga. Et seal on müntide 7. Müntide 7 räägib sellest, et te olete tublilt teinud tööd. Teie olete endast kõik teinud, mis te saite teha. Teie olete seemne maha pannud, teie olete seda kastnud, väetanud ja ootate nüüd, millal see tulemus tuleb. Ja väga tubli, ootate, olete kõvasti teinud tööd, oodake, küll see tulemus tuleb. Edasi tuleb siit mõõkade 4 ütleb, et kuna te olete nii palju tööd teinud, siis nüüd on aeg puhata. Mõõkade 4 järgi tuleb karmakaart. Karmakaart räägib lootusest, uuesti sünnist, uuest algusest, vana maha jätmisest. Aga teil ei ole see üldse nii lihtne. Te ei saa magada öösel, te vähkrete seal unetuna voodis ja pea on teil paksult mõtteid täis ja need ei ole sellised helged mõtted. Teie pea sellel nädalal on täis, ma ütleksin, et mitte muremõtteid, aga pigem seda tülpimust, seda kaua ma siis ootan. Vaat seda just nimelt, et kui kaua ma ootan, millal see tuleb. Ma tahan tulemust, ma ei näe seda tulemust. Te olete väsinud sellest ootamisest. Te tahaks seda tulemust näha, seda saaki hakata koristama. Ja seda ei tule ja ei tule. No ei tule, no lihtsalt ei tule, no kuidas ei tule, kuskile on toppama jäänud ja vaat see tekitab teist seda frustratsiooni, see tekitab teist seda tülpimust. No vaat te olete nagu ei saa magada, mõtlete, miks ei liigu, kus see on. Vaat midagi sellist võib teie peas toimuda selle nädala keskel. Olenemata sellest, et asjad tegelikult on lähevad edasi, teie seda ei näe. Nädala keskel teie ei näe seda, teie muretsete selle pärast, vaevate oma pead, veedate unetu öö ja ei näe seda valgustunneli lõpus. Ega saa aru, kust ta siis tuleb ja kas ta tuleb ja miks ta viibib. Aga mul on hea uudis, ta tuleb. Et ei ole selles ootamises üksi, te ei ole ka oma uutes algustes üksi. Et mina näen siin teile liitlast, ja oma emotsioonid saate te ka korralikult kontrolli alla, sest nädala lõpeb teil siin karikate kuningannaga. No karikate kuninganna valitseb oma emotsiooni igal juhul täielikult. Tema ei lase ennast loksutada ka sellel viivitusel. Tema teab seda, et kõik, mis tulema peab, tuleb nii kui nii ja kasutab seda aega, mil oodata, mil ta peab ootama seda tulemust, ta kasutab seda aega targalt ära. Tema puhkab, loeb raamatut, vaatab filmi, käib jalutamas, ühesõnaga naudib täiega seda vaba aega, mis talle on sülle kukkunud. Ja ettepoole selles üksi, siis ma näen siin seda karikate 2. Karikate 2 minu jaoks tähendab seda hingesugulase kaarti. See tähendab sellist inimest enda kõrval, kellega te mõtlete ühtemoodi, kes võib teie lause lõpud teie eest öelda. Ta võib olla vana tuttav, aga ta võib olla ka täiesti uus inimene teie elus, kellega te tunnete, nagu oleksite te 100 aastat tuttavad. Et kõik on nagu nii tuttav, kõik on nii lihtne. Vaat temaga on lihtne asju ajada, temaga on lihtne kõigest rääkida. Teil on nii palju ühiseid väärtusarusaamu, ühiseid vaateid elule ja võib-olla tööle ja võib-olla teil tõesti ongi see, et kui ta on vana tuttav, siis te teate ja tunnete teda. Kui ta on uus inimene, siis teil tundub, et te tunnete teda juba pikka aega. Et kuidas saab nii olla, et üks inimene minuga nii sarnaselt mõtleb, vaat selline inimene teie elus sellel nädalal figureerib. Ma ei tea, kas ta tuleb kusagilt, on ta teie elus juba olemas. Ja tema aitabki teil need emotsioonid tasakaalu tuua ja ütleb, et mis asja sa muretsed, kõik tuleb omal ajal.
Küll tuleb see saak, küll tulevad need tulemused, lähme parem puhkame, teeme endale mingi spa nädalavahetuse, jalutame, sõidame kusagile, lähme Otepääle, ma ei tea, kuhu vaja veel minna on. Et lähme Tartusse võib-olla hoopis, et jaa, vot selline inimene teie elus, et see on väga tore inimene ja see on selliseid minu inimesi, selliseid inimesi, kellega saab ühes rütmis hingata, vot selliseid on meile kõigile vaja. Et sellist inimest teie ellu ma soovingi selleks nädalaks, et olge tubli, ärge laske igasugustel hirmudel üldse ja sellel tüdimusel, ärge laske võimust võtta, sest tegelikult elu on ilus ja elu on elamist väärt ja kõik pausid tuleb ära kasutada, mis elu teile kingib. Tehke midagi sellega, puhake, laadige oma patareisid, siis teil jätkub jõudu uute algustega algust teha, kui need peaksid teie ellu tulema ja küll nad tulevad, siis kui nende tulemiseks on õige aeg. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.